Midagi mõeldamatut juhtus just Iraanis. Režiim, mis on aastakümneid väitnud, et suudab vastu pidada igasugusele survele, oli nüüd sunnitud paluma oma rahval vähendada energiatarbimist, samal ajal kui nad üritavad leevendada Ameerika Ühendriikide kehtestatud mereblokaadi. Sellel teisipäeval, 2026. aasta 28. aprillil ei ole kriis enam ainult sõjaline, vaid on jõudnud Iraani kodudesse. President Massoud Pezeshkian ilmus riigitelevisioonis ja palus iraanlastel kasutada vähem elektrit ning kontrollida energiakulu. See avaldus tuli pärast mitmepäevast Ameerika survet Iraaniga seotud sadamatele, laevadele ja marsruutidele. Valitsus püüdis seda palvet esitleda kui vastutustunnet, kuid tegelik sõnum on teine. Teheran tunneb blokaadi survet ja kardab, et elanikkond saab olukorra tõsidusest aru. Kohe räägin sulle sellest kõigest, aga praegu tahad kindlasti olla tellija. Telli kanal, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Os versus etalon Milson Alves. Aastaid on revolutsiooniline kaardivägi müünud ideed, et Iraan suudab taluda sanktsioone, rünnakuid, isolatsiooni ja sõda. See kõneviis õigustas ohverdusi, repressioone ja sõjalisi kulutusi. Nüüd palub see sama struktuur, mis varem lubas vastupanu, tavakodanikul tulesid kustutada ja aidata valitsusel ületada kriisi, mille on põhjustanud just see sama vastasseisu strateegia. Ameerika Ühendriikide blokaad ei sihi ainult naftat välja vedavaid laevu. See avaldab survet ka laevadele, mis üritavad siseneda Iraani vetesse, eriti kui on kahtlus, et last on seotud sõjandussektoriga. Selle lihtsa laeva konfiskeerimine näitas selle operatsiooni uut aspekti. Reutersi poolt tsiteeritud mereturvalisuse andmetel vedas laev kahese kasutusega esemeid, materjale, mida võiks kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel. See detail on otsustava tähtsusega. Washington ei püüa mitte ainult vähendada Iraani naftatulusid. Ta püüab takistada seadmete jõudmist, mis võiksid aidata revolutsiooni kaardiväel taastada rakette, droone ja muid struktuure, mida kasutatakse piirkondlikes konfliktides. Teherani jaoks tähendab iga peatatud laev vähem raha, vähem varustust ja vähem tegutsemisruumi. CBS News teatas, et 10 laevad töördusid tagasi, kui kohtusid Ameerika tõkkega. See näitab, et blokaad on lahkunud ähvarduste tasandilt ja muutunud Iraaniga seotud mereliikluse tegelikuks takistuseks. Kriis muutus veelgi tõsisemaks, sest Iraan püüdis muuta Hormuzi väina relvaks kogu maailma vastu. Teheran piiras läbipääsu, tõstis pinget Pärsia lahes ja püüdis kasutada naftarada survevahendina. Kuid Ameerika Ühendriikide vastus pööras seisu ümber. Režiim tahtis hirmutada Washingtoni ja ülemaailmset turgu, kuid nägi, et tema enda sadamad sattusid surve alla ja tema majandus jäi veelgi isoleeritumaks. Teherani viimane ettepanek kinnitab seda muutust. Al Jazeera andmetel pakkus Iraan välja Hormuzi väina taasavamise, kuid nõudis, et Ameerika Ühendriigid eemaldaksid Iraani sadamatelt mereblokaadi ja nõustuksid tuumaküsimuse arutamise edasilükkamisega. Probleem seisneb selles, et Washington ei nõustu peamise surve leevendamisega, ilma et käsitletaks kõige tundlikumat küsimust – takistada režiimil tuumarelva poole liikumist. Reutersi andmetel jäi Donald Trump Iraani ettepanekuga rahulolematuks just seetõttu, et see ei käsitlenud tuumaprogrammi. Valge Maja jaoks tundus Teherani plaan katse olevat hapniku juurde saada, ilma et midagi olulist loovutataks. Iraan soovis leevendada sadamate survet, avada Hormuzi väina ja võita aega. Ameerika Ühendriigid nägid selles manöövrit. Seetõttu tühistas Donald Trump Ameerika saadikute lähetamise Islamabadi, Pakistanis, kus pidid arutlusele tulema uued kõnelused Iraani esindajatega. Sõnum oli otsene. Kui Iraan soovib läbi rääkida, peab ta esitama midagi konkreetset. Pikkade reiside aeg tühjade ettepanekute kuulamiseks näib olevat möödas. Washington arvab, et tal on rohkem kaarte käes. Kui diplomaatia seisab paigal, langeb surve Iraani elanikkonnale. Toiduainete hinnad olid juba enne agressorit tõusmas. Rahvusvaheline toidupoliitika uurimisinstituut märkis, et Iraan seisis silmitsi kõrge toidukaupade jaemüügi inflatsiooniga veel 2025 aastal, aastase tõusuga 42%. Nüüd, kui mereteed on pingestatud, energia on ohus ja valuuta surve all, on oht, et esmatarbekaubad muutuvad veelgi kallimaks.
see ongi punkt, mis režiimi kõige rohkem muret teeb. Kui toit muutub rahakotile koormavaks, ei ole kriis enam pelgalt sõnakõlks. See ilmneb leivas, riisis, õlis, piimas, transpordis ja elektriarvel. Ja kui juba rõhumisest ja raskustest väsinud rahvas märkab, et valitsus on kontrolli kaotanud, võib rahulolematus kiiresti kasvada. Seetõttu räägib Peseškini vajadusest vältida sotsiaalset pinget. Revolutsioonikaardiväel lasub selles olukorras suur vastutus. Selle asemel, et eelistada toitu, vett, energiat ja töökohti, on režiim aastaid investeerinud relvarühmitustesse ja rakettidesse. Drones influência regional. Nafta majanduse eest vastutamine on suur vastutus. Kuid kui blokaad katkestab tarneruudid ja raskendab kaupade sissevedu, peab arve maksma tavaline kodanik. Viikriis näitab samuti, et Iraani probleemid ei alanud blokaadiga. Reuters oli juba teatanud, et Teheran seisab silmitsi ühe viimaste aastakümnete tõsiseima veekriisiga, hoiatades, et pealinn võib muutuda elamiskõlbmatuks, kui põud jätkub. Valitsus ise rääkis veeratsioonist ja isegi võimalikust evakuatsioonist, kui vihma ei tule. Ameerika Ühendriikide blokaad tabas Iraani, mis oli juba sisemiselt lõhestunud. Veekriis, surve all olev energia, kallis toit, nõrk valuuta ja piiratud naftaeksport moodustavad ohtliku kombinatsiooni. Ameerika Ühendriikide tegevus kiirendas vaid seda, mis oli juba ilmne. Absoluutse vastupanu kuvand hakkab vajaduste ees murenema. Elekter, toit ja stabiilsus. Ka globaalsel turul on mõju tõsine. Maailmapank prognoosis Lähis-Ida sõja tõttu aastal 2026 energiakandjate hindade tõusu 24% võrra ning väetiste hinnatõusu 31% võrra. Asutus hoiatas ka, et miljonid inimesed võivad konflikti pikenemise korral sattuda ägeda toiduga kindlustamatuse olukorda. Hormus ei ole lihtsalt meretee, see on maailma majanduse tuiksoon. Seetõttu läks isegi Iraani katse kasutada väina väljapressimiseks neile kalliks maksma. Ähvardades olulist energia- ja kaubateed, sundis Teheran esile suurema vastuse. Ameerika Ühendriigid hakkasid käsitlema Iraani sadamaid survekeskpunktina. Režiim püüdis tekitada hirmu väljaspool, kuid tõi lõpuks hirmu omaenda riiki. Peseškini palvet ei saa käsitleda kui tavalist sõnavõttu sisemajanduse teemal. Kui president palub tarbimise kontrolli keset sõjalist kriisi, siis ta üritab aega võita. Ta tahab vältida elektrikatkestusi, tormijooksu kaupadele, rahvarahutusi ja sisemist kurnatust. See on lühike lause, kuid väga kaalukas, sest näitab, et režiim arvestab juba rahva meeleoluga tänavatel. Teherani propaganda püüab näidata kindlust, kuid faktid näitavad kiiret tegutsemist. Iraan tahab läbi rääkida, kuid ei soovi loobuda oma tuumaprogrammist. Tahab taas avada Hormusi väina, kuid nõuab leevendust sadamates. Tahab süüdistada vaenlasi rahulolematuse pärast, kuid ignoreerib aastakümnete pikkust halba juhtimist. Valitsus räägib vastupanust, kuid nõuab ohvreid just neilt, kellel on kõige vähem otsustusõigust. Ameerika operatsioon saadab sõnumiga Hiinale, Venemaale ja Iraani toetavatele võrgustikele. Iga kahtlane laev, tundlik last või marsruut, mida kasutatakse revolutsioonilise kaardiväe tugevdamiseks, võib sattuda sihikule. See vähendab Teherani võimet varusid taastada ja oma piirkondlikku struktuuri säilitada. Piiramine muutub iga päevaga tihedamaks, kuni hind muutub talumatuks. Lõppkokkuvõttes panustas Iraan meresurvele ja sai vastutasuks veelgi suurema surve osaliseks. Teheran püüdis aega võita ja rahvast kutsuti üles rohkem ohverdama. Mõeldamatu polnud ainult blokaad. See oli režiimi avalik tunnistus, et nende vastupanuvõimel on piir. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini kursis Milson Alvese kogukonnaga.